ahoi kotkad, mis toimub siis? Noh, kotkad. Kalastuslaager. Vaatame siin lante praegu, mida kaasa võtta väiksematesse karpidesse, et proovime kõigepealt 2 paadiga peale minna, et väga tuuline, kui see hästi välja ei tule, siis teeme lihtsalt vahetustega, et osa püüavad kaldal midagi ja ma siis transpordin. Siuke sobib, aga jah, ja silikoone ka ja asju ja ega midagi, lähme proovime ära, kuidas meil see asi läheb. Ja oleme siis peal ja katsume hakkama saada 2 paadiga. Ühel poisil on küljes või tuli ära või? Tundsid ka rahmetas või? Okei, visake uuesti, ruttu tagasi siia poole. Meil on täna jälle suhteliselt ekstreemsed tingimused, et hea on, et meid tegelikult väga palju ei ole, et meid ainult 5 tükki on. Sellepärast, et 3 paadiga peal absoluutselt olla ei saaks, et palju raskem on jälgida, et teises paadis on juht ka, kes ei ole kogenud juht ja siis selle tuulega on äärmiselt raske. Ja ega siin ei keri, siis vaata, kas rida otsas on midagi, kas kuskil on kinni midagi. Üldse ei keri. Okei, kohe vaatame, jälle mingi error. Siin on kogu aeg erroreid, pusasid, nagu ikka on ju. Sul juba oli pusas ka korra, teised on kaldas kinni, seal ei saa minema tuulega. Ehk siis me võib-olla teeme ikkagi sellise varianti jälle nagu sügisel üks laager, et lähme selle latreks 3-3-5-ga ja niimoodi, et pool ja pool. Et kui me väga hätta jääme siin, sest et poisid alles õpivad, paar poissi pole üldse lanti loopinudki, et alles õpivad ja meil läheb väga raskeks siin suure tuulega ja niisugustes tingimustes, et vaatame, teeme selle proovi ära 2 paadiga ja varustus on ka, ei ole päris õigeid lante neil kaasas, ma andsin mingisuguseid nüüd, mis meil annetatud on neile siin silikoone, neid kergeid keelega lante anda ei saa praegu, sellepärast need lendavad üldse tuulega kuskile võssi ära ja teine asi, et me ka trollida ei saa, et saame niimoodi siis, kui mina oma paadiga olen ja poisid on peal, et teise paadiga nad kardan jäävad lihtsalt hätta jälle ja siis on põhimõtteliselt kinni ainult kogu aeg ühel pool kaldas ja landid kinni ja asjad, aga katsume hakkama saada. Kohe vaatame, mis on selle ridvaga viga. Hästi palju häireid on kogu aeg, mul on tunne, et need enamus häired on rohi lihtsalt, aga põnev ikka on ja rohtu on huvitav saada. Nii, esimese tiiruga midagi ei tulnud, aga ei tea, kala võib-olla lihtsalt ei söö, landid olid valed, ei tea, aga ega me pikalt ei olnud ka, juba tuuline ja vastik on. Aga nüüd. Pane see muru peale praegu. Ja nüüd teeme siis lihtsalt ühed väiksed söögipausid. Ja siis teeme hoopis niisuguse asja, et jaguneme nagu 2. Et pool punti jääb kaldale õngedega püüdma, käsikatega ja pool siis on minuga siis paadi peal kaasas, et siis on palju lihtsam neil kui teine paat ka. Siis on lihtsam, kui mina juhin ja kõik, kes siis minu paadi peal on, saavad püüda. Ja siin läheb siis traditsiooniline värk, kõigi lemmik, Mehhiko Blaust. Ja tuli esimene selle laagri kala ja see tuli siis korgikaga ja tuli, vaatame, kas on särg. On särg. Nii, mis teeme selle särjega? Ei tea. Tahad lahti lasta? See väike? Ja, ma lasen selle lahti. Jah, selle laseme lahti. Sellega pole midagi teha. Jah. Nii, laagri teine kala ja selleks on särg. Särg jälle. Ilus. No, suurem kui eelmine. Ja. Nii. Oi, võttis või? Nii, siin võttis ka, ei jäänud otsa, viska uuesti. Kork läks vee alla või? Võib küll sumpa panna. Sump on seal paadi peal taga. Nii. Ja milline Mehhiko Blaust välja näeb, kõik teavad juba tõenäoliselt, aga kes ei tea, siis see on niisugune asi, riisivärk, hakklihaga. Ja mis seal veel on siis? Uba on sees ja paprika ja mingisugused niisugused asjad, kõik head, paremad kraamid. Ja seda palju sööte, siis hakkate pussutama ka palju midagi. siis jääb pussutama ka hästi, jah. Nii,
ja sai siis meil kala, selline kalamees, kes ennem kala pole saanudki, ehk siis esimene või. No nii, esimene sul siis või. Ja vaatame, mis see siis on. Ja see ongi jah. Ma ei tundnud isegi, kas nagu tuleb, nagu kas midagi tuli, aga ma lihtsalt tõmbasin. Ma nägin, et see natukene läks. See on nurg jah. Oled rahul? Jah. Aga tule ka, lähme nüüd proovime suurt kala ka. Proovime nüüd augi ka saada ikka vahepeal. Pärast püüame edasi nendega, teeme vahetustega ju. Aga selle viskame tagasi, on ju? No, või tahad jätta või? See on väike ka liiga, et seda ei söö. Või tahad jätta või? ma võin nagu praegu jätta. Jätame siis. Paneme sulle sumpa, selle võtan sumba siit. Ja lähme uuesti peale, et teeme nagu vahetustega siis, sest et niisugune tuuline on ja jama, et 2 poissi jäävad kaldale, 3 lähme 3 poisiga ja siis pärast vahetame, et siin kaldal tuleb ka kala, on neil huvitav küll, ei ole hullu. Et saavad nagu paremini siin lanti loopida ka, kui keegi nendest ei pea nagu mootoriga jamama. Vaata särge. Vaatame üle. Siin on suur särg. See nüüd vist on tõesti latikas seal, mitte nurg. Jah, siuke tumedama võimega. Ma siiamaani vahel ajan sassi neid ikka. Mina sain selle latika. See tõmbas nagu see oleks kinni olnud. Siuke särg või? Oi, see on juba normaalne särg. Aga see pole roosärg, see on tavaline särg. No võt, ei no väga äge. Me teeme poistega siin ühe kiire kohvi ja siis läheme teiega peale, on ju? Hea küll. Siis teeme nii, vastupidi, saate teie ka suurt särge ja latikat või midagi siit ja vaatame. Selle nuru said ennem, on ju? Nüüd tuli särg ka, no näed. Väga hea. Ei ole kõige suurem särg, aga küll tuleb suuremat ka. See ussi võta. Aga noh, me lähme nüüd peale, eks ole? Jaa. Teie siis püüdke siin kaldal edasi ja võtta konks välja, näed, sinu sump oli seal mööda kalda äärde natuke edasi seal. Normaalne, meil on siin ikka päris pöörane see asi. Kuhu kütsi peast ära. Täitsa crazy, siin kahepaadiga oleks väga raske. Jah, mul omalgi raske. Siin ei saa isegi visata. Tuul tõmbab ära, jah. Said särje jälle? Jah. Oled rahul ka või? Jah. No imelik oleks ka, kui ei ole, on ju. Jah. Okei, eks pane sumpa siis. Ja meile Tomi ema tõi siin ka saiakesi kaasa, et poisid siin sõita neid. Kellegi on veel poolikuks jäänud, ei jaksanud. Aga jah, väga head saiakesed. Ja nüüd lähme jälle siis kas 2 või 3 poisiga peale, et teised siin kalda peal püüavad särge. Et ilm on läinud veel tuulisemaks, aga noh, midagi pole teha. Katsume saada hakkama. Ja. No ja kuidas on siis tüdintsest jamast? Täna ei ole haugipäev. Kogu aeg see nöör on mul kõrva taga kinni, aga noh, see nöör on mul selleks, et kui kaamera kukub peast ära, siis vette ei kuku. Aga no, ütleme nii jah, et täna ei ole lihtsalt haugipäev. Pane, mis sa tahad otsa, püüa kaua tahad. Me oleme nii palju püüdnud erinevate lantidega, mitte midagi. Keegi pole mitte midagi saanud. No, ainult rohi võtab ja kogu aeg. Ega midagi. Lähme kaldale jälle ja vaatame, mis siis saab. Ma siin lõuaga juhtima vahepeal. Seda mootorit. Täna õhtune viimane sõit siis selle paadiga. Et vaatame, kas nüüd hakkab võtma või ei hakka veel siin enne päikseloojangut. Aga noh, vähe tõenäoline, et täna ei ole mitte midagi toimunud. Aga no eks paistab. Äkki ikka tuleb midagi. Nii, on õhtune söömaaeg. Ja mis teil tehti, ma ei teagi. See on borš või? Vist on borš, jah? Lihaga. Ega mina ei söö liha. Ma ei tea, ma nokin vist välja. Tõsta poiste taldrikusse siis. No anna Timmule, näe, loom on siin. Anna loomale. Ja. Teine loom ka siin. Mina või? Tähendab, siukene asi, et täna auge ei saanudki ja nii ongi. Midagi teha ei ole. Et kui nad viitsivad siin kaldalt veel püüda, siis püüavad. Kui ei viitsi,
Chillime niisama, aga eks me vaata. Mina alla ei anna, mina hakkan püüdma kohe. Hea küll, püüame kohe. Söö ennem ära ja... No mis korraldate siin? Püüame särge. Mis on märatsed siin? Näita. Märatse. Näita elukat. Meil ainuke No, normaalne. Saad tulla selle särjal konksus ära võtma. Noh. Ta on siis niimoodi kinni siit. See on juba 2 korda järjest olen saanud. Nii, Aga väiksed on kõik. Molu kinni nüüd. Ennem sain päeval latika. Nii, läheb minu koju. Võtta see elus sööda. Et aug ei söö, siis särg ikka sööb. Nii. Kuidas on siis? Mis kellased poisid olete juba? 6 või? 5:40. Olid sina või? Täitsa hullumaja. Nagu ma läksin magama ka kõige varem. Jaa, te olete veel hullemad, kui need eelmised olid ju. Täitsa hullumaja. Ma sain 2 viidikat ja 4 särge. Ahah. Naabri kukke ma pole jälle veel kuulnud. Tähendab, naabri kukk olib üldse minema siit ära varsti, teate seda, jah? Ma sain 2 viidikat ja 4 särge. Naabri kukk kolib kosmosesse Laika juurde, sellepärast, et seal on hea rahulik. Seal ei ole mingisugused poisiksi, kes vara hommikul üles ajavad ja... Oi, ommel, jah. No jah, mis seal ikka? On nagu on. Et nüüd värsked akud peale ja siis noh, need pannkoogid ka valmivad siin ja eks siis ole näha, kuidas tänase päev läheb, et kas saame haugi nüüd siis või ei saa. Saame. Tule siia, Timu. Loob ei taha joosta. Tule nüüd, tule siia, jookseme. Vaata, kus möllab. No, täna ei jaksa joosta enam või? Loom ei jaksa joosta täna enam. No, eile ka mellasime tagasi, näh. Vana elukas. Hea küll, näe. Loom ootab ka oma pannkooki, ma ei tea, anname talle ka ühes. Pärast poole saab, praegu on nii vähe veel tehtud. Esimese pidid talle andma ju. Esimene ei läinudki pekki täna, nii et... No, okei, kohe tulevad teised poist ka sööma ja siis lähme teeme eilse päeva tasa, võtame täna kohe topelt haugid või? Jaa. Üks nüüd voksendab, näe, lähme, vaata, narrime teda. No, aita mul välja saada nüüd. Kui saab, hakkab paaguma võrda. Ehk siis, noh, niisugune lugu. Nüüd on paar varianti, ma lõikan ta siit välja või õmblen läbi ja lõikan konksu läbi. Tead, mis on hea, sa saad vähemalt videole pealkirja. Meil ei ole vist aega minna traumapunktiga jaamerdama sellega, ma pean selle ise välja lõikama siit. Mis me tegime? Miks see juhtus, mäletad ka? Ei tea. Ma hakkasin midagi vaatama su seda lanti, siis keegi vist komistas õnge pihta. Vist oli niimoodi, et komistas õnge pihta ja samal ajal tõmbas naksti kohe kinni, noh. Ma ei näinud seda. Sa ei näinud, või? No hea küll, noh. Ma ei tea, kas mul hakkab vilmima seda, kuidas me seda kätte saame. Teil lähevad ka südamed pahaks nagu siin ühel, aga... Ühesõnaga, okei, paneme kaamera kinni, tegeleme sellega ja ma sain hea uue fileerimisnoa ka just ja te vist näha ei taha, kui ma seda välja lõikan siit. Neid trikke on, kuidas konksu kätte saada, aga vaata seda landi suurust. Sa saad aru ka, kui suur see konks on. See on lihtsalt reaalselt nii, et see on kinni paistetanud praegu selle kidaga, noh. Lähedalt. Nii, nüüd sai ta õmmeldud läbi nii-öelda ja nüüd tuleb, mis siis teha, tuleb siit tagant poolt läbi hammustada konks ja siis saab nii-öelda selle kida poolt tõmmata ta läbi. Aga nõrganärvilistele jälle ei... Su käed värisevad rohkem kui minu omad. Nii, nüüd sai ta läbi hammustatud.
nüüd on ta siukene, nüüd tuleb tesoga kokku teha see tagumine ots ja tõmmata ta läbi siit teiselt poolt siis, kus see nii-öelda kida on. See ongi see, et seda kida tagasi tõmmata nii suure konksu puhul ei ole nagu reaalne. Ja nüüd võtab siit ja õmbleb ta lihtsalt siit välja ja ongi korras. Noh, ja nüüd lapime kokku ja uusi konkse kätte ajame vee peale. Loodame, et rohkem ei juhtu ikkagist, jah. No nii, Kairit muidugi leidis mulle väga meheliku selle plaastri kaasi. On, mis on. Tavai, Hello Kitty, tavai vee peale nüüd. Läheme nüüd lõpuks kalale. No nii, Võuküla dessant stardib jälle ja 2 paadiga, sest täna on täiesti tuulevaikne, et loodame, et siis ka kala nüüd võtab nagu paremini. Ja Hello Kitty roolib ja teises paadis on siis Mattias rooli taga. No ega midagi, näe. Hello Kitty, Hello Kitty. Nii, ja poistel nüüd tuli haug. Kellel see tuli nüüd? Mattiasel tuli haug. Pane lant ära. Mattiasel tuli haug ja tuli mõõduhaug, tundub. Aga selge. Anname näpitsad, teeme lahti ja vaatame, mõõdame ära. Nii, mõõdame praegu lindiga. Mul ei ole veel uuel paadil üldse jahipauna seda kleepekat küljes lindiga. Mul on kleepekas olemas, aga ma ei jõudnud ennem laagrit seda jahipauna mõõdu klepsu siia panna. Aga vaatame ta üle. 53 senti. See mu rekord. 2 senti rohkem kui minu oma. 53 senti kaaluda saab hiljem ka. Jaa, ma võtan Teeme ta, tahate koju? Jaa, selle kindlasti võtame koju. Siis teeme talle, noh, selle. Nüüd keerame kaamera mujale, sest et me koksame ta nii-öelda ära. Ja yes! Hello Kitty! Iga kord tuletab meelde nüüd see õige näpp. Nii, midagi toimub ja on kala. Too paadi kõrvale. Too siia, nii. Ära tõsta, too minu juurde. Nii, yes! Veel suurem. Sain veel suurema! Anna tamiili järgi. Lase traat lahti, anna tamiili järgi. Ossa jeerum. See on nüüd juba korralik lahmakas. Jaa, päris palju suurem. See on paksuke. Yes, no võtame lahti ja mõõdame ära, vaatame. Ja selle asja nüüd mõõdame ära. Poisil elu esimene aug, jah. Sa polnud üldse ennem ju kala saanud või? Jah. No jah, vaat siis nii ongi. Et hoia sa korra seda. Vaatame. Kaldal kaalume. Ärme hakkagi siin praegu, aga noh, lindiga teeme siin kiiresti ära ja saba otsas. See on 67. 67 senti haug. No nii. Ja mis siis teeb jälle Hello Kitty yes jälle? Yes! Täna on ikka võtupäev. Teine asi kohe kui eile. Esimese sõiduga hommikusega. No nii, tuli hoopis haug, aga 3. haug siis täna, aga see on nii väike. Ära lase tal nüüd raputada, ta lõpuse lähedalt kinni, see tuleb kiiresti ära võtta. Pange seisma. No mis seal ikka? Väikestega on ka tore mängida. Nii, ja on jälle on haug. Nii, rahu. Tõsta rahulikult minu eest sisse, see on väike. Et teised kerige välja, me sõidame lanti. Nii, et ei rahmelda ja paneme. Nii, väga hästi, aga see on väike, selle laseme kohe tagasi. Nii kiiresti kui võimalik. Tšau. Yes. Hello Kitty. Hea küll, Hello Kittyt, paneme edasi. See on siis 800 täpselt. On või? Jah, 800 grammi. Ongi.
nii, ma pean uue kaalu vaatama omale ikka, ega muidu ei saa. Ja see on, kohe paneme. Üle 2 kilo ma arvan juba. Ei ole, see ma pakun 1,8 maksimum, võib-olla isegi 1,6. Aga ta on, oi, oota, ma pean kaalu uuesti ära nullima, hoia korra uuesti käes. 1,64. 1,64. No võta kõrgemalt künni. Kas on viimane söömaaeg siin või? Ega te vist rohkem süüa ei jõua. Sööge nüüd kered hästi täis. Ma vahetan ühe aku välja ja lähme siis varsti uuesti peale. Teeme viimase nii-öelda selle paadisõidu ka. Rohkem täna ei jõua. Et teeme veel. Äkki saame augi. Või mine tea. Ahvenat, jah. Haug! Nii, ja on haug. Haug! On väike lõsk. Tõsta sisse siia kiiresti. Hops, ära näkku pane. Nii, pane maha, on haug. Seda on keegi ammustanud. Ja võtame kähku lahti ennem, kui ta uuesti rohkem pusasse läheb. Vaata tema kehal! See on kudemise ajal tekkinud need armid. Nad nühivad üksteise vastu kudemise ajal. Musitavad. Saime haugi. See on mingi sükene 40-45 vahel. Too suuremaid. Oh. Yes! Yes! Hello Kitty! Hello Kitty, poisid! Käib see Hello Kitty läbi. nüüd on uus lause on Hello Kitty! Hello Kitty on. No vahepeal peab neid asju ju muutma ka, muidu vanasti oli yes, aga vahepeal peab huvitavamaks tegema neid hüüdlauseid nii-öelda muutma, siis on nagu põnevam vaatajal jälle. Ja kellelegi ei tulnud juba järgi, seega paneme põhjagaasiga kaldale tagasi ja ega siin muud polegi. Ma arvan, et selleks korraks kõik, aga kell saabki kohe lõpp ka. Et oli nii, kerige magama kratid ja davai, näeme järgmises.